kirjas. Eesti lipu 137. sünnipäevale. Oleme kogunenud siia meie rahvuslauliku juurde tähistama rahvuslipu sünnipäeva. Ja ma arvan, et seda sünnipäeva võiks alustada lipulauluga. Teil on kätte jagatud brošüürid, kus on lipulaulu sõna. Ja teeme nii, et meil tuju oleks rõõmus, ikka lauldab alati tuju rõõmsaks. Alustame lipulauluga ja laulame kõik koos. Peame viit või ei pea, tähtis on rõõm südames. Oh
1881 juhtus selline lugu, et sakslaste kandis ehk Tartu Ülikoolis otsustasid Eesti poisid teha Eesti seltsi, Eesti üliõpilasseltsi. Ja oma värvideks valisid nad sinise, musta ja valge. Ajalugu vaikib sellest, miks nad just need värvid võtsid, aga minu arust see on super, nad oskasid õigeid värve kokku panna. 4. juuni, nagu täna, aga aasta oli siis 1884. Otsustasid Viroonia rühma Eesti poisid õnnistada oma lipu, mis oli õmmeldud Põltsamaal, ja õnnistati mujal see ei õnnestunud kui Otepää kiriklas, sest seal oli pastoriks Eesti oma poiss. Nüüd, see on selline lühike ülevaade ajaloost, aga siin sai brošüüri jagatud ja ma usun, et te saate sealt veel juurde lugeda, kellel on huvi. Aga ma tahaksin rääkida hoopis sellest, et tänavu on 15. kord ehk 15. aasta, kui Pärnus tähistatakse seda lipupäeva nii suurelt, meie lipu sünnipäeva. Enne seda ilmselt juba 80-ndate lõpus, 90-ndate algul oli see eufooria veidi kadunud ja lipp muutus igapäevaseks. Võib-olla juba selliseks, no mitte midagi erilist. Juhtus nii, et aprill 2007 toimus Tallinnas aprilli lõpus, nii nagu teda nüüd nimetatakse pronksi öö. Seal solvati Eesti lippu tegelikult juba ka aasta enne ja tol ajal Pärnu Isamaasse kuulunud liikmed otsustasid, et tuleb uuesti lipp nähtavaks inimestel teha. Et see on nii oluline riigi sümbol ja sellest mööda minna ei saa. Ma vaatan paberi pealt neid nimesid, kes mul siin on mälestustes kirja pannud. See on siis kohe leiab. Mari Suurväli oli seal üks nendest algatajatest. Tõnu Simson, ma ei tea, kas Tõnu on siin või ei ole, aga Tõnu aitas tänagi kaasa nendele asjadele. Urmas Saart, Urmas, oled siin, ei ole? Nii, ei ole. Johannes Kass, ma tean, et on siin, nägin teda. Johannes, kus oled? Siin, kusagil seal. Kusagil seal lipuga, ei pea, võid küll oma lipuga seal olla. Heldur Paulson on ka siin, tean kindlalt. Korraldamisele aitasid kaasa Ela Tomson ja Heli Kallasmaa. Ilmselt oli neid veel. Mulle räägiti nii, et lippe oli ainult 4, koguneti Rüütli platsile, aga tehti seal samas siis Rüütli platsil selline väike lippudega rännak. Järgmine aasta 2008 korraldati kontsert Kuursaalis. Oli palju esinejaid ja muretseti isegi hobune, millel olid siis Eesti inimesed Eesti lippudega hobuvankril. Nüüd teist aastat juba rännakut lippudega me teha ei saa, kuigi ma rääkisin lastele, et teeme ühe ringi ümber Koidula auringi ikka lõpus ära. Aga noh, nii nagu selle koroonaga nüüd on, ehk on nüüd lõpuks ühel pool. Ma olen selline headesse asjadesse uskuja, püüame sellest jagu saada. Pärnu linnapea, Roomek Kosekraanius, palun Roomek. Aitäh ja tere õhtust ja Eesti rahvas. Lugupeetud lipuseltsi liikmed, lugupeetud noored ja loomulikult meie pasunakoor, õud oli meie õnne. Head sõbrad, 137 aastat tagasi pühitseti Otepääl
Eesti Üliõpilasseltsi liikmete poolt sinimustvalge lipp. See on üks kaunimaid lippe maailmas. Sinine, must ja valge. Nende lippude all koondusid meie esiisad juba revolutsiooni ajal Peterburis. Nende lippude all kuulutati siin samas 1918. aastal välja Eesti Vabariik ja nende lippude all läksid meie esiisad võitlusesse vabadussõtta. Hiljem võiduka vabadussõja lõpul sai sinimustvalgest Eesti riigilipp ja sinimustvalget lippu lehvitati uhkelt, olgu siis kodus põldu kündes või tööl linnas ja sinimustvalgesse lippu suhtuti austusega. Kui toimus Eestis 40 aasta võimupööre, siis eestlane ei unustanud sinimustvalget lippu. Ka suure maailmasõja ajal tähistasid Eesti sõdurid, olgu nad siis hallismundris tol hetkel, enda identiteeti, Eesti identiteeti sinimustvalgega. Peale Nõukogude võimu kehtestamist, okupeerimist, Eesti okupeerimist oli nii mõnelgi perel sinimustvalge peidetud kuskil aidalakas või lauasahtlis kapipõhjas teadmisega, et selle lipuga vahele jäädes võisid sul julgeolekujõududega tulla tõsised erimeelsused kuni vanglani välja. Aga sellest hoolimata inimesed hoidsid sinimustvalget oma südames ja seal samas kapipõhjas ning kui 86, 87, 88 hakkasid taas puhuma vabaduse tuuled, tuldi selle lipuga uhkelt välja ja minuealised inimesed mäletavad neid öölaulupidusid ja sinimustvalgetega marssimist. Tänapäeval hoiavad sinimustvalget au sees just see põlvkond, kes peab meenutama nendele tublidele noortele, kes täna on tulnud siia sinimustvalgega, mis on Eestile oluline. Ja Eestile oluline on Eesti säilimine, iseseisvuse säilimine, meie keele, kultuuri säilimine, meie rahvuse säilimine ja üks väga tugev, ühendav, identiteeti rõhutav element on selles sinimustvalge Eesti rahvuslipp. Hoiame sinimustvalget, hoiame seda kõrgelt ja lehvitame igal võimalusel. Mul oli täna ka kurb tegelikult linna vahel sõita ja näha, kui vähe on majade veel lippe. Ja meie, olgu siis lipuselts, kodanikud, rahvuslikult meelestatud kodanikud, Eesti patrioodid, meie ülesanne on austada, mäletada, mis tähendab sinimustvalge ja jagada seda mälestust meie noorematele põlvedele, et sinimustvalge oleks igavesti au sees ja ripuks uhkelt või lehviks uhkelt iga kodumaja peal. Head Eesti lipupäeva, head 137. sinimustvalge lipupäeva. Aitäh! Pärnu malevkonna kaplan, kui ma õigesti ütlen, Eduard Kakko, palun. Kallid pidulised,
tahan teid õnnitleda kõigi nende heade hetkede puhul, mis meile looja on kinkinud ja kahtlematult selle vabaduse eest ja Eesti Vabariigi eest. Ja täna meenutades sinimustvalget, siis sinimustvalge lipu eest. Mõtlesin rääkida teile üht ja lauldes seda laulu Eesti lipp, siis minu mõtted muutusid ja ma korraga mõtlesin, et kui hea on laulda, meenutada ja toetuda sümbolitele, mis on meie riiki ja rahvast kandnud ja mis meile pisara silma toob. Kaunistagem Eesti pojad 3 koduvärviga. 3 koduvärviga. Kallid pidulised, nendel värvidel on omad tähendused ja see laul sellest räägib, meie hümn räägib nendest. Ja selles keerulises maailmas, kus me oleme ja kus me korraga võime nagu ilma maskita üksteisega kohtuda või need maskid maha võtta, siis minu soov täna meile kõigile on selles, et me ei peaks kunagi mingeid maski ette panema. Ei nähtavaid, ei nähtamatuid. Et me Eesti rahvana võiksime üksteisele silma vaadata, üksteist austada, üksteisest lugu pidada, üksteist aidata ja toetada. Nii nagu selles Eesti lipu laulus öeldakse ka, et teha seda venna armus. Hoiame oma riiki selles venna armus, aga eelkõige üksteist. Meil selles keerulises ajas, milles me elame, olen mõelnud nii, et mis võiks olla see läbi nende erinevate maailmavaadete, läbi erineva maailma tunnetuse ja läbi selle meie siseriikliku võitluse ka ja mõeldes ka kõige välise peale, mis väljapoole piire jääb. Mis on see, mis võiks meid Eesti rahvana siduda, meid hoida, millest me ise ei tagane, millest me lahti ei lase ja mille juures me ka sõpra hätta ei jäta. Siin sinimust ja valge lipu ülistuslaulus Eesti lipp on öeldud, et sinine on sinu taevas, kallis Eesti kodumaa. Ole kord sa ohus vaevas, sinna üles vaata sa. Tahan teile, kallid siinviibijad, meenutada, et ükskõik mis väärtusi me oma hinges ei kanna, kord peame oma pilgud pöörama kõik taeva poole ja mõtlema ka taevastele asjadele. Kas neid eaga meenutades või kurvastuse või kahetsusega, aga nii on laulik meie südamesse pannud, et sinna meie pilk kord pöördub, kui jätame ka selle musta mulla, mida oleme armastanud. Kõigi nende olelusvõitluste keskel tahan ma selle lipupäeval teile öelda, kallid eestlased, Eesti rahvas, hoiame üksteist. Hoiame üksteist kõige kurja kiuste. Nii nagu pühakirjas psalm 37. öeldakse, et looda issanda peale ja tee head, ela omal maal ja ole ustav. Neid sõnu ma olen läbi aastakümnete korranud ja tahan jätkuvalt seda teha. See tuletab meelde ka sellel tänasel lipupäeval meie vajadust otsida headust, pöörata oma pilgud taeva poole ja jagada kõike, mis meil on,
oma vendade, oma õdedega, et meie riik võiks püsida. Tuletan siin meelde, et sinimustvalge lipp on meie üks sümbolväärtus. Ja vahel me arvame, et sümbolid ei olegi nii tugevad, kui võib-olla mõned muud võitlusvahendid. Aga just sümbol on see, mis meid ühendab. On see sinimustvalge, on see mingi muu nimetamist vääriv, mis meie tänases päevas Eestimaal ka vaidlusaluseks teemaks on. Kui me võtame ära sümboli, siis me võtame inimestelt jalge alt vaiba. Katsume neid hoida, katsume püsida jääda nendes kaunites sümbolis, nende hinge liigutavates mõtetes ja sõnades, mida meie esivanemad meile laulude, mõtete, lipu ja paljude muude asjade näol on jätnud. Kui me nendest loobume, siis ma kardan, me loobume kõigist. Ela omal maal ja ole ustav, nii ütleb laulik Vanas Testamendis. Elame, kallid eestlased, omal maal ja oleme sellele riigile ja oma rahvale ustavad. Ja see Eesti lipulaul lõpeb sõnadega. Kostku taeva poole põrmust, Eesti, Eesti elasaa. Selle sooviga tahan teile jätta oma parimad mõtted ja soovid ja paluda teile ka taevaisalt õnnistust, et meie riik, meie rahvas, meie üksmeel, meie sümbolid ja kõik see, mis meile oluline on, võiksid püsida jääda. Püha kõige väeline taevan isa, me palume sind, hoia meie maad ja hoia meie rahvast. Lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Tõsta oma pale meie üle ja kingi meile rahu. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Olge õnnistatud ja hoitud. No ja nüüd viimasena kõneleb meile Eesti Lipuseltsi juhatuse esimees ja paljude teiste aunimetustega pärjatud Jüri Trei. Palun. Austatud linnapea, armas Pärnu rahvas, mul on hea meel olla siin. Tuleb meelde, et 1995. aastal, kui president Meri ütles, et kus me selle paraadi teeme, et just siin hilisema kindral Kerdiga me ja maavanemaga, linnapeaga süütlasime võidutule. Koidulaga seob meid palju nii siin, Tartus, Peterburis ja Kroonlinnas, nii et ma võiksin teil mitu tundi loenguid pidada. Aga lippurid on ka inimesed ja ma tean ise omast käest, et mingil hetkel saab ka nendel, nagu öeldakse, soov seista otsa. Aga mida nüüd öelda tänase päeva kohta? Hommikul Toompeal me rääkisime paljudest asjadest ja ma mainisin, et inimene, kes ei mäleta või ei meenuta minevikku, elab tulevikuta. Ja täna, kui meil on õhus mitmed momendid, kus me räägime meie kaplaniteenistusest, räägime meie orkestrite tulevikust, ma mainisin, et 90ndate algul me olime vaesed kui kirikurotid raha poolest,
aga ometi president Meri andis käsu ja riigisekretär ütles, et need asjad peavad tehtud olema. Ma ei tea, kuidas, aga me lõime need orkestrid, me tellisime vaibad, me võtsime vastu kuningapaare, presidente ja see kõik toimus. Täna, kui me oleme 5 rikkama maailma riigi seas, nüüd korraga meil enam nagu puhkpillile raha ei jätku, natuke imelik. Aga see on nüüd ajalugu. Täna ajaloost on palju räägitud, ma ei hakka kordama, aga ma tahan hetkel öelda, et Eesti Lipuselts, mille üks osa on ka Pärnu, kes on alati meid tule ja manöövriga toetanud, et Eesti Lipuselts on nüüd viimastel aastatel, me saatsime oma lippudega teele admiral Bellingshauseni Kroonlinnast Antarktikale reisile. Nüüd mõned päevad tagasi samamoodi saatsime Eesti lipud, kinkisime kaasa Arktika reisule. Lähipäevil meie sportlased lähevad Tokyosse. Eesti Lipuseltsil on kaunis traditsioon, juba viimased ligi 20 aastat me nii tali kui suveolümpiamängude sportlastele ja olümpiakomiteele me kingime kaasa lipud, sest see on ka üks osa Eesti tutvustamisest, mitte ainult võit, aga ka see avadefilee ja need lipud, mis lehvivad Eesti auks. See on nagu hetke moment. Nüüd mõeldes täna ka tulevikule, et ma arvan niimoodi, et pasunapoisid, te peate olema, te peate jääma. Ma ise kunagi mängisin esimest trompetit, kus on esimene trompet, käsi püsti, vaat nii, ei ole kerge see värk, eriti kui marssima peab, päris jama. Aga kõige naljakam on see, kui poliitikud ütlevad, et me teeme tellimuse, andke andeks. Tellida ei saa, need mehed peavad väiksest peale õppima pilli. Mina ise õppisin. Need mehed peavad õppima marssima. Need on meie Kaitseväe orkestrid, kes käisid tatoodega mööda maailma esindamas Eesti riiki. Ja selle tõttu on väga kahju, kui on inimesi, kes ei süvene sellesse, aga ma ütleksin isegi karmimalt. Ma mäletan kunagi ühte vaidlust president Meriga. 3 tundi mul pea valutas, ma tõusin püsti, ütlesin, härra president, mina võin ka lahkuda ja president sai kurjaks, ütles, et aga sa pead tegema nii, nagu ma ütlesin, et kahjuks ma ei tee seda, te võite mind kohe vallandada. Aga kui te soovite põhjendusi, siis ma võin ka põhjendada. President Meri oli tark mees, ta ütles hästi, lasi kohvi tuua, 3 tundi veel rääkisime ja siis ajas huuled torru, mäletate tema olekut ja ütles, et need on sul juba kaalukad argumendid. Ma siis pean oma päevakäsu ringi tegema. Ma ütlesin vist küll, et see tähendab seda, et presidentidel, peaministritel, ministritel peavad olema targad ja julged nõunikud. Isegi selle nimel, kui öeldakse, et sa oled vallandatud, hästi vallandatud, aga mis edasi. Nii et need on need kohad, mõtlemise kohad. Ühesõnaga, minu pikk jutt on sellega läbi, jõudu, tugevat, nagu öeldakse, tahtmist edasi võidelda Eesti asja eest. Elagu Eesti ja Pärnu linn. Tänan kõnelejaid. Pidu hakkab ei hakka pidu läbi saama, luiskan. Pidu läheb kodudes edasi. Siin hakkab üritus läbi saama. Suur tänu kõigile, kes osalesid sellel üritusel, aga erilised tänud on mul. Rääma kool. Vanalinna kool. Tammsaare kool. Ja Kuninga tänava kool.
loomulikult pasunakoor Õnn tuli meie õuele. Aado Kirsi ja tema mikrofonid ja kõlarid. Suur tänu, Suitsusound. Loomulikult aitäh linnapeale Roomek Kosenkraanius, aitäh kaplan Edward Kakko, aitäh Jüri Trei. No kes Pärnu lipuseltsi liikmetele, kes seisavad lippudega, toovad lippe ja aitavad seda lipupäeva korraldada. Ja muidugi kõigile kohale tulnutele. Tore, et tulite. Loodan, et pidutsete kodus edasi. Täna on suur pidupäev, Eesti lipu 137. sünnipäev. Peame pidu edasi, aga nüüd tuleb väike defilee lippudega ümber Koidula platsi. Aitäh kõigile!
suretanud. Seda kätt ma enam ei pese. Ja 3 päeva nüüd. Ja oota, nüüd on nii, et suured tänud ja sina ära ka pese, sest mina hommikul kätlesin Jüriga ja siis seal Sa andsid edasi. püha isaga. Kuidas on marssida tegelikult trompetit mängides? Ega ta lihtne pole, aga kõike on võimalik õppida, nii et kui inimene ikka väga tahab, siis ta saab hakkama kõigega, isegi marsil käiakse ära, mis see siis trompetiga marssida ei ole. Lipupäev tekitab igas sügavat austust ja rõõmu sellepärast, et meil on, nagu linnapea ütles, maailma kõige ilusam lipp ja seda alati Vardasse panna on suur au, uhkus ja hardumas, nii et suure rõõmu ja austusega mõtlen sellele päevale. Pärnu linn võib igati uhke olla, sest ta on ju Eesti Vabariigi sünnilinn. Küll ta pole lipu sünnilinn, aga siiski lipp ja Eesti Vabariik on ju väga tihedalt seotud, nii et Pärnu linn võib tunda suurt uhkust selle sündmus üle siin. Arvestades siis seda COVID-olukorda mina olen väga rahul, et juba 15. korda sai siia Liidia Koidula juurde kogunetud ja mul on hea meel, et noored on lippudega väljas, et eriti oluline on ikkagi, et noored hoiaks sinimustvalget ja meie vanemate inimeste ülesanne ongi siis anda edasi seda pärandit, mis sinimustvalge meile tähendab. Mina olen rahul selle tänase üritusega ja soovin kõigile eestimaalastele head sinimustvalge Eesti lipupäeva. Me pidime kodused peod edasi. Tule seisa kõrval. Sulle? Kõrvale ma seisan küll, kui Jüri on siin Mariga. Meid filmitakse, me saame kuult tulla seisa. Ja tee see kommipood lahti. Ja hästi kätt. Need on need sinimustvalged kommid.